Tere! Nagu juba tutvustatud, mina olen Doris Metsalu, töötan Eesti Rahvusringhäälingus õigus- ja teabehaldusosakonnas juristina. Ja sellest tulenevalt on siis mind palutud siia täna rääkima õiguslikest piirangutest lavastuste salvestiste kasutamisel. Kuulates eelkõnelejaid, olid nende ettekanded sellised mahlakad ja põnevad. Paraku minu oma on siuke veidi võib-olla kuivem, aga illustreerimaks siis oma ettekannet olen ma teinud teile ette valmistanud umbes 3 slaidi. Ma loodan, et ma saan. Ja alustan siis selliste natukene ülevaatlikuma teemaga või sissejuhatusega, et palju üldse on ERR-il teatrilavastusi salvestatud ja millised on siis kõige vanemad. Kõige vanem pärineb tervikuna salvestatud lavastus, pärineb aastast 1975. Üles on see võetud Draamateatris, aga katkenditena salvestusi leiab meie arhiivist veel varasemast perioodist, isegi 1960-ndatel on Vanemuise salvestisi meie arhiivis võimalik vaadata. Panin juurde ka lingid, et kellel huvi saab siis kodus ise neid vaadata. Kokku on meie arhiivis ligi 700 lavastust. Sellele lisaks tegelikult on veel ka teleteater. Neid lavastusi on üle 200, nii et on mida vaadata. Aga natukene nüüd räägin siis täpsemalt, et milliste piirangutega peab arvestama. Peab arvestama ERR ehk et mida me võime üldse televaatajani tuua. Kõigepealt ma räägin sellest, et mida siis lavastuse kasutamine meie mõistes tähendab. Kui ERR lavastust kasutab, siis see tähendab autoriõiguse seaduse kontekstis lavastuse üldsusele suunamist ja seda saab laias laastus jagada siis kaheks. Üks on klassikaline lineaartelevisioon, mida me nimetame edastamiseks oma televisiooniprogrammides ETV, ETV2, ETV+. Aga meil on moodsad ajad ja televaatajad tahavad järjest rohkem valida seda aega ja kohta, millal nad meie sisu tarbivad. Ja seetõttu on meil ka siis mitmeid võimalusi neile seda pakkuda. Sellist juriidilises terminoloogias nimetatakse seda üldsusele kättesaadavaks tegemiseks. Ja sellised võimalused on meil siis järelvaatamise võimaldamine, mis toimub meie Jupiteri keskkonnas. Aadressi ma vist olen slaidile märkinud. Järelvaatamise nimestki tulenevalt tähendab see seda, et järelevaatamisele peab alati eelnema televisiooni edastus ehk et kui lavastus on meil teleekraanil reede õhtul näiteks olnud, siis sellele järgneval 60 päeval on seda võimalik vaadata meie Jupiteri keskkonnas. Nüüd teiseks võimaluseks, kuidas meie sisu tarbida, on voogedastus ehk VOD. Ja see siis tähendab seda, et sellele ei pea eelnema teleedastust televisioonis, vaid me saame lihtsalt veebikeskkonnas selle lavastuse üldsusele kättesaadavaks teha. Ja kolmas võimalus on veel, ehk et päris palju ERR-i sisu on võimalik leida ka arhiivilehelt, mille aadressi ma olen ka ära toonud slaidi peal. Aga nüüd siis veel täpsemalt ettekande teema juurde ehk et milliseid autoriõigusi ja autoriõigustega kaasnevaid õigusi me üldse vajame, et me siis ülalkirjeldatud viisidel ühe lavastuse saaksime televaataja ette tuua. Ma olen tinglikult jaganud need isikud, kelle autoriõigusi ja autoriõigustega kaasnevaid õigusi me kasutame ja kellelt me luba küsima peame, jaganud 4 gruppi. Ja ma lühidalt räägin siis igast grupist natuke täpsemalt ka. Meie jaoks kõige lihtsam, kui nii võib väljendada, grupp on salvestusgrupi liikmed. Ehk kui ERR-i ülekandejaam või kohverstuudio läheb etendusasutusse lavastust salvestama, läheb lihtsalt tehnilistele töötajatele kaasa ka meie režissöör, Elo Selirand näiteks, eelkõneleja, või siis ja lisaks operaatorid ja helirežissöör. Kõikidel nendel isikutel autoriõiguse seaduse tähenduses tekivad autoriõigused ja meil on vaja litsentsi nende õiguste kasutamiseks. Miks ma eelnevalt ütlesin, et see on meie jaoks kõige lihtsam kategooria, on see, et enamik nendest eelnimetatud autoritest töötavad ERR-is töölepinguga ja seetõttu siis nende varalised autoriõigused töölepingu alusel tulevad ERR-ile üle. Mitmed operaatorid
töötavad ka nii-öelda freelanceritena, on meil nii-öelda firmade kaudu osutavad teenust, ka nendega sõlmime ise autorilepingud ja saame neilt nii-öelda kõik vajalikud õigused, mida meil vaja on. Teine isikute grupp, kelle ma olen slaidil välja toonud, olen toonud nii-öelda selle koondmärksõna etendusasutus, ongi siis need isikud, kes töötavad teatris. Ja siin me saame rääkida loomulikult näitlejatest, kellel siis tekivad autoriõigusega kaasnevad õigused ehk esitajaõigused, aga loomulikult ka lavastusgrupis on mitmeid isikud, kellel autoriõigused tekivad, eelkõige lavastaja loomulikult, aga lisaks sellele on seal ka mitmeid nii-öelda siis kunstnikke, lavastuskunstnikke, olgu see siis kas kostüümikunstnik, videokunstnik, valguskunstnik. Ka neil tekivad autoriõiguse seaduse kontekstis autoriõigused ja neid on meil samuti tarvis kasutada ja nendelt tuleb samuti luba saada, et me saaksime ühe lavastuse ekraanile tuua. Õnneks on Eestis olemas selline vahva katusorganisatsioon nagu Eesti Etendusasutuste Liit, kellega ERR-il on sõlmitud suur koostööleping. Etendusasutuste liitu on volitanud esindama ka Eesti Näitlejate Liit, Eesti Lavastajate Liit ja Lavastuskunstnike Liit. Et seega see Etendusasutuste Liidu raamleping katab ära väga suure õiguste omajate ringi meie jaoks. Selle lepingu kõige suurem eelis on see, et kõikide Etendusasutuste Liitu kuuluvate teatritega, etendusasutustega saame me siis õigused litsentsi lavastuse kasutamiseks samadel tingimustel ja maksame ka litsentsitasu samadel tingimustel, nii nagu see on Etendusasutuste Liidu raamlepingus kokku lepitud. Ehk me ei pea siis iga kord enne lavastuse salvestama minemist hakkama tingimustes veel eraldi kokku leppima, vaid see on selline ühtne standard, millest me saame lähtuda. Ja teisalt siis maksame meie litsentsitasu me maksame küll teatrile, ma pärast natukene räägin detailidest ka, aga siis on tõesti garanteeritud, et kõik need lavastusgrupi liikmed ja näitlejad ka tasu saavad. Millised õigused me siis Etendusasutuste Liiduga sõlmitud raamlepingu alusel teatritelt saame? Saamegi õiguse kokku lepitud etendus salvestada, seda edastada televisioonis, teha seda järelevaadatavaks 60 päeva jooksul peale iga teleedastuskorda. Ja nende õiguste kasutamise eest esitab meile arve teater ja me maksame litsentsitasu teatrile. Teatril on siis kohustus saadud litsentsitasu jagada ära etenduses osalenud näitlejate ja lavastusgrupi liikmete vahel. Lisaks saame me, eelmisel aastal sõlmitud lepingu uuendusega, saime me õigusega hoida oma voogedastusplatvormil üleval samaaegselt 5 lavastust, ehk siis nende VOD teenuse raames hoida üleval samaaegselt 5 lavastust ja selle eest tasub ERR Etendusasutuste Liidule. Ja kolmandana siis saame me teatud lavastusi hoida üleval ka arhiivilehel ja see on siis hetkel meie jaoks litsentsi tasuta, küll on aga see tingimus, et kui me voogedastusplatvormil mõnda etendust hakkame näitama, siis me kutsume sotsiaalmeedias üles vaatajaid, et tulge seda etendust vaatama, näitame treilereid, aga kui me arhiivis midagi näitame, siis see on passiivne näitamine, ehk et kes teab otsida, see leiab ja otsib. Nii, see on selline üldine raamistik, et meil on ETL-iga suur koostööleping, sarnane koostööleping on meil ka Rahvusooperiga Estonia, et samamoodi, et enne iga salvestust ei peaks hakkama tingimusi eraldi läbi rääkima. Mitte kõik siis ütleme asutused, kes etendusi korraldavad, ei ole Etendusasutuste Liidu liikmed. Nendega tuleb alati siis eraldi kokku leppida. Põhiliselt puudutab see igasuguseid suvelavastusi, ütleb minu praktika, et suvel ikkagi tuleb mõni turismitalu välja sooviga suvelavastust teha ja on nad siis MTÜ vormis või mõned on ka äriühingud, näiteks tuli mul just meelde, et oli Aada etendus, sel suvel vist tuleb nüüd see Rohelised niidud, et neid etendusi ei korralda ükski etendusasutus, vaid neid korraldab äriühing, mis tähendab seda, et ERR-il tuleb sõlmida otse kokkuleppe selle
konkreetse äriühinguga mingeid tingimusi, nagu ETL-i leping meile ette annab, need tingimused ei kohaldu, ehk et iga kord tuleb etenduse salvestamise tingimustes, litsentsi tingimustes, litsentsitasude tingimustes eraldi kokkuleppe saavutada. Ja samuti ei ole siis nüüd siin seda kindlustunnet, et meie ERR ei saa kontrollida ega tea, mil moel korraldaja siis neid litsentsitasusid edasi esitajatele ja etendusgrupile, autoritele jagab. Et see on meie jaoks selline tumemaa, et meie selle eest kuidagi seda kontrollida ei saa. Teine nüanss, mis suure raamlepinguga tuleb meeles pidada, võib-olla on see, et see hõlmab üksnes sõnalavastusi, ehk et kui tegemist on muusikalise lavastusega, nagu näiteks siin olid Linnateatris Valter Ojakäär 100, Uue Teatri Kremli ööbikud, et ka muusikalisi lavastusi ja tantsulavastusi ETL-i raamleping ei hõlma ja ka sellisel puhul tuleb meil kokkuleppe saavutada teatriga ise ja samuti siis ka nendes tingimustes kokku leppida. Kõige viimane nüanss, mille ma olen selle kategooria juures välja toonud, on nüüd päris uus, esile kerkinud probleem, mida teha siis, kui etendusasutust enam ei eksisteeri. Et meie teatrid on olnud väga järjepidevad, aga praegu on meil väike mure teater No99-ga, keda siis teatrina enam ei eksisteeri. Tema õigusi teostab Kultuuriministeerium. Seega siis tuleks just ERR-il seda etendust näidata soovides maksta litsentsitasu Kultuuriministeeriumile, kes justkui peaks siis need tasud edasi kandma esitajatele ja grupile. Hetkel minu teada, võib-olla on see muutunud, neil selleks nagu metoodikat välja töötatud ei ole, aga eks tulevikus tuleb sellega tegeleda. Meil üks etendus laual on. Selle etenduse eelis on see, et seal on täpselt üks näitleja ja seal, kes on ühtlasi ka teksti autor, üks kaasautor. Ja seal me saimegi siis autorite ja esitaja ja Kultuuriministeeriumi ja ERR-i ühise kokkuleppe, et ERR tasub need tasud siis otse autoritele ja esitajale, et Kultuuriministeerium jääb välja. Aga mida teha teiste etendustega, kus näitlejaid rohkem, võib-olla siis kas see grupp suurem, et seda näitab aeg. Nüüd Etendusasutuste Liidu raamlepingus on ka selgelt kirjas see, et lavastuse tekstiautorite ja lavastuses kasutatud muusikateoste ja koreograafiateoste autorite õigusi nemad meile ei vahenda, ehk et ka need on siis kategooriad, mille puhul ERR peab ise õigused hankima. Lavastuse tekstiautorite puhul olgu siis kas kirjandusteos, mis on mille ainetel on näidend tehtud või konkreetne näidend või näidendi tõlge, on meil suureks abiks Eesti Teatriagentuur, kellega samuti ERR-il on sõlmitud raamleping. Eesti Teatriagentuur esindab õnneks väga paljusid kodumaiseid ja ka välismaiseid autoreid ja nende kaudu on tõepoolest meil lihtne ja turvaline need õigused saada. Üldreeglina me saamegi siis õigused 8 edastuskorraks. Lisaks sellele on õigus siis 60 päeva jooksul etendust järelvaadatavaks teha ja hoida etendust üleval ka meie VOD platvormidel ja arhiivis. Ja see on tõesti selline, ütleme, ideaalmaastik ja väga mugav meie jaoks, aga paraku ikkagi kõiki autoreid ka Teatriagentuuri ei esinda ja sellisel juhul tuleb ERR-il need õigused taaskord ise osta, hankida. Eesti autoritega meil üldjuhul probleeme ei ole, Eesti on niivõrd väike, et kui need autorid ikka üles leiab ja nendega ka kokkuleppe saab sõlmitud. Võib-olla pisut problemaatilisem on siis, kui autor on meie seast lahkunud ja tema autoriõigusi teostavad pärijad. Ja kui pärandvara puhul ei ole siis ära jagatud, et kes autoriõigusi teostama jääb, siis kuuluvad ka autoriõigused pärijatele ühiselt ja teoreetiliselt tuleks siis luba küsida kõikidelt pärijatelt. Palju keerulisem ja muret tekitav on see lugu, kui autor on välismaalane, keda siis ei esinda ka Teatriagentuur, ta esindab ennast siis ise või on tal esindaja või kirjastus. Ütleme nii, et välismaiste autorite ootused litsentsitasule
kahjuks ei kattu ERR-i võimalustega litsentsitasu maksta. Mis tähendab seda, et läbirääkimised on vahel rasked, keerulised, tuleb teha järeleandmisi, et kui me näiteks teatriagentuuri vahendusel saame 8 edastuskorda, siis tuleb leppida näiteks 1 või 2 edastuskorraga ainult, või siis tuleb loobuda järelvaatamise õigusest või voogedastusplatvormil etenduse kasutamise õigusest. Mõnikord on ka tingimuseks see, et me tohime seda etendust kasutada televaatajateni tuua üksnes geoblokeeringuga, ehk et see on nähtav ainult Eesti Vabariigi territooriumil. Et selliseid piiranguid välisautorite puhul tuleb ette. Kõige kurvem on muidugi see, kui kokkulepet välisautoriga ei õnnestugi saavutada, et minu teada on meil ka salves selliseid suurepäraseid etendusi, mis ei ole üldse ammu salvestatud, mis seisavadki meil niisama, kuna meil ei ole teksti autori luba seda etendust kasutada. Ja viimane kategooria isikutest, kelle õigusi me samuti EETAL-iga sõlmitud raamlepingu alusel ei saa, me peame sõlmima siis ka siseotselepingud, on etenduses kasutatud muusikateose autorid ja koreograafiateose autorid. Et ka siin on meil abimees kollektiivse esindamise organisatsiooni näol olemas. Eesti Autorite Ühing esindab päris suurt ringi Eesti muusikaautoreid. Koreograafia on seal küll natukene vähem ja lisaks on Eesti Autorite Ühingul väga suur võrgustik üle maailma koostööpartneritest, et ka välismaiste muusikaautorite õigused me saame läbi EAÜ. Et kui me planeerime lavastust eetrisse, esitame hiljem muusikalehe autori õiguste kasutamise kohta andmed EAÜ-le, siis saavad autorid kenasti läbi EAÜ ka tasustatud. Aga kui muusikateose autor või koreograafiateose autor kollektiivse esindamise organisatsiooni ei kuulu, siis tuleb loomulikult ka nendega otse kokkulepet sõlmida. Ehk et see isikute ring, kelle õigusi me vajame, kelle puhul tuleb kontrollida, kas meil need on olemas, millistel tingimustel me oleme need saanud, on päris suur ja lai ja seetõttu ei ole see nii lihtne, et me salvestame ühe lavastuse ja siis lükkame selle eetrisse, nii kuidas, et alati tuleb kontrollida väga palju detaile ja veenduda, et see kõik on õiguspärane. Nii, mina jõudsin lõpuni. Kas on kellelgi midagi küsida? Mina küsiks võib-olla seda, et millised on teie kogemuses kõige levinumad lüngad inimeste teadmises selles autoriõiguste valdkonnas? Jaa, väga hea, et te küsisite. Mul tuli üldse meelde, et mul oli plaanis sellest rääkida, aga läks meelest. Et väga palju on pöördutud selles osas, et miks ei ole meil vanu teatrietendusi võimalik näiteks ka siis telest vaadata või voogedastusplatvormil vaadata. Seda põhjusel, et väga vanade lavastuste puhul on meil väga keeruline kontrollida, kas mingid õigused on omandatud või mitte. Et alates 2007. aastast, et kui Eesti Televisioon ja Eesti Raadio ühendati ja loodi Rahvusringhääling, peale seda on meil väga korralik ja põhjalik dokumendiarhiiv, kust on võimalik leida kõik vajalikud lepingud, kui need on olemas, siis varasemast ajast on see dokumendiarhiiv väga lünklik ja ma ütleks, et enne 1991. aastat salvestatud lavastuste puhul ei ole neid lepinguid üldse võimalik leida. Ehk et neid vanu etendusi me sageli ei saa just sel põhjusel siis jällegi televaatajate ette tuua, et me ei ole ise kindlad, millised õigused meil on. Kui me ei ole kindlad, siis tegelikult tuleks hakata neid uuesti hankima. Aga kas neid on võimalik vaadata, kas teil on uurijaid, kes tulevad, et tahaks vaadata neid ja saab vaadata? No meie arhiivi saab tulla isikliku kasutamise eesmärgil tutvuma küll meie arhivaalidega. Jah, ja kui on, ütleme, haridusteadusasutuses näiteks soovitakse kusagil teadustöös kasutada, et siis on ka loomulikult autoriõiguse seaduses erandid, millisel juhul saab nende materjalidega tutvuda. Aitäh. Aga vist on ka selliseid lavastusi nagu Ugala Tšehhovi Jaltas, kus need piirangud olid veel rängemad, et tohtis kasutada ainult teatri vestlussaates katkenditena jutu vahele. See võis äkki olla ka see juhtum, et meil ei õnnestunud välja selgitada, mis õigused selle Tšehhovi etenduse osas on.
kui see oli mingi vanem etendus. Ja sellisel juhul kasutati seal saates ilmselt motiveeritud mahus lihtsalt illustreerimise nii-öelda eesmärgil, mis on ka autoriõiguse seaduse mõistes siis üks nii-öelda vabakasutuse erand, et võib kasutada illustreerival materjalil ja seetõttu võib-olla siis neid katkendeid kasutati. Kas on veel mõni küsimus? Kui mitte, siis suur tänu taas kord väga põhjaliku ja informatiivse ettekande eest.